ma võtan natukese Nehemiast ka jõuate kuulata või? Ei jõua enam. See oli iroonia, selge. Jah. Sest siin on, ma loen siit Esra 8. peatükist on ka väga huvitav salm. Siin on selles Meiusi piiblis on, tekst on suurem, aga salmi numbrid on hästi väiksed. See on 20, pakun, et 22 ja 22 keskelt. Või ma loen alguses, siis on lihtne. Esra 8.22, sest mul oli häbi kuningalt küsida sõjaväge ja ratsanikke, et need kaitseksid meid teekonnal vaenlaste vastu, vaid me rääkisime kuningaga ja ütlesime, meie Jumala käsi on heana kõige peal, kes teda otsivad, aga tema võim ja viha on kõigi vastu, kes tema ülgavad. Nõnda me paastusime, otsime selles asjas abi oma Jumalalt ja tema kuulis meie palvet. Kuningas pakkus tal ratsanike asju appi, aga ta otsustas loota Jumala peale. Ja vaat see ei ole sageli kerge. Kui me läksime Indoneesiasse, ma ütlen sulle, et ma kirjutasin ka sellest, kui me läksime perega Indoneesiasse, ma nagu täitsa kartsin. Mu süda oli nagu saapas ääres ja ma mäletan, et me olime veel pastorite koosolekul ja pastorid küsisid, et Egon, et mis rahadega te lähete? Sa lähed väikeste lastega, lähed 2 väikest last, sa lähed teise maailma otsa, aga mis rahadega te lähete? Ja ma olin Jumalalt saanud, et Jumal ütles mulle niimoodi, et sa ära küsi mitte kelleltki, küsi ainult mu käest. Ära küsi inimestelt, ära küsi kogudustelt ja küsi ainult mu käest. Ja ma nagu otsustasin usaldada lihtsa inimesena nagu. Et nii ongi, on ju. Aga nüüd pastorid ütlesid, et nii ei käi asjad. Nii ei käi asjad, seepärast, et sa tuled paari kuu pärast helistad meile, et mul rahad otsas on ja me peame su sealt tagasi aitama. Ja et sa pead nüüd nii tegema, et sul on veel mõned nädalad aega enne ära sõita. Nüüd sa pead käima mööda kogudusi ja küsima nagu toetust, et need kogudused toetaksid sind. No mul on 3 nädalat ärasõiduni. Ma olen väikeste lastega, ma olen töökoha ära andnud. Mul ei ole tööd enam, teine inimene juba nagu töötab mu koha peal. Siis mu laps oli 2,5 aastane ja kui ta sündis, me elasime Tartus, ma panin ta lasteaia järjekorda. Ja täpselt 1 nädal või niimoodi 1 kuu enne ära sõitu tuleb Tartu linnavalitsuselt kiri, et teie lapsel on koht. Kas võtate? Me on 2,5 aastat ootanud seda kohta. Ja nüüd need pastorid ütlevad, et sa ei saa niimoodi minna, et sul toetust ei ole. Et sa pead küsima Jumala käes, tähendab kogudustelt küsima toetust. Ja niimoodi tehakse. Ja ma tean, ma elasin koos missionäridega. 2 Ameerika peret olid. Ja nad käisid iga 2 aasta tagant käisid kodus, oli nii-öelda inglise keeles home ministry, kus nad käisid iga 2 aasta tagant 2 kuud käisid Ameerikas kodus ja külastasid kogudusi ja korjasid toetust nagu. Ja nüüd öeldi mulle, et tees täpselt samamoodi. Ja ma kartsin. Ma läksin sealt koosolekult ära ja ma ütlen sulle ausalt, mu süda oli saapas ääres. Sest mul ei ole enam töökohta, ma olin lasteaia koha ära andnud, ma olin kõik telefoni, kõik olid ära, kõik lepingud olid lahti lõigatud nagu. Et ma lähen pikaks ajaks ära nagu Eestist. Ja nüüd öeldakse, et sa oled kõik valesti teinud. Ja ma olin nagu lihtsameelsena usaldanud Jumalat. Ja siis ma läksin sealt ära ja ma nagu päriselt kartsin, et mis ma teen, eks ju. Ja siis... Ja nüüd 2 aastat oli niimoodi, 2 aastat hiljem ma tulin Eestist tagasi ja ma olin, aga nüüd
see 2 aastat ma olin sageli, olin niimoodi, ma olen seda jaganud, ma olin nagu katastroofi järel nagu sageli. Et nagu niimoodi, et ma olen kohe siin ja kohe on kuristik ja ma finantsiliselt just, ma mõtlen, et jumal, mina ei tea, kuidas sa mu siit välja päästad, aga ma olen siit kohe alla kukkumas, eks ju. Wow! Ja praegast ma olen siin ja ma ei mäleta enam, kuidas, aga siis oli niimoodi. Ja siis on niimoodi, et 2 aastat hiljem ma tulin Eestisse ja mul ei olnud, ma olen seda jaganud, Raabel vist on jaganud, et mul ei olnud nii palju raha, et 4 tulime. Ja mul ei olnud nii palju raha, et tulla Tallinna bussijaamas, sõita bussiga Tartusse. Aga me tuleme mitmeks kuuks Eestisse, eks ju. Ja siis ma mõtlen, et kuidas ma saaks nagu, et mul ei ole tööd, ma ei lähe paariks kuuks tööle ka, eks ju. Ja nagu kodus, et tahaks peret külastada ja võib-olla kogudusi. Aga kuida ma üldse sõidan, vahepeal oli nagu Eestisse euro ka tulnud või kõik oli kallimaks läinud, eks ju. Ja siis ma mõtlen, et lastega ka veel, et bussipiletid on ka sellised, et jumal, ja siis me sõitsime Aasiast lennukiga Euroopa poole, eks ju. Ja ma mõtlesin, et jumal, et kas ma võin siin natukese aidata, et kui sul nagu ideid ei ole, Istusin see lennuki seal istmes on ja mõtlesin, et jumal, et kas ma võiksin aidata, et kindlasti on kristlasi, kellel nagu ma ei tea, aga kindlasti on sellised kristlasi, kellel on 2 autot on ja. Et nad võiks paariks kuuks meile selle auto anda on ja. Vähemalt elamise meil oli üks saksa bioloogist sõber. Ja ta töötas Tartu Ülikoolis ja ta läks suveks ära ja tal oli üürikorter ja ta ütles, et elage meie korteris, minu korteris. Et seal elamist vähemalt me saime need kuud olla. Aga nagu transporti ja ma nii mäletan, kuidas ma nagu Jumala ütlesin, et Jumal, et ma nagu aitaks, et kui sul nagu mõtteid ei ole, siis ma nagu jagaks sulle natuks, et kindlasti on Eesti peal kristlasi, kellel on 2 autot kodus, et ta saaks nagu laenata. Ja mõtlesin, et ja siis me läksime sinna korterisse ja isa tuli mul vastu vist. Isa tuli mul vastu ja siis ta pani meid kas bussi peale või viis meid kuhugi, ma ei mäletagi enam. Aga ta andis mulle, ma ei tea, kas 20 või 50 eurot stardiraha, ütles, et see on stardiraha, et sellega saate vähemalt, täna saate leiba osta midagi. Ja siis läksime sinna korterisse sisse ja korteri laua poole oli ümbrik ja ümbrikus olid autovõtmed. Et auto on garaažis ja kasutage seda ja terve suve sõitsime. Ja tead, mis oli huvitav, ma olin 4 kuud olime Eestis ja Jumal oli mulle andnud niimoodi, et ma lugesin seda ja ma sain selle ise ka. See Hudson Taylor, kui ta läks Hiinasse, siis ta teadis, et ta peab nagu elama usust. Ja ta läks Hiinasse ja ta mõtles, et ta peab oma usku nagu treenima ja enne, kui ta Inglismaalt ära läheb. Ja siis ta oli piiblikoolis ja see piiblikool saatis nad olid seal, ma ei tea, aasta või kaua nad seal olid piiblikoolis, aga siis see piiblikool saatis nad mingisuguse ringile, mingi 6 aega pidid ringi tegema. Ja neil oli selline süsteem, et nad jagati gruppideks, 3 gruppidesse ja anti see ring, et nad lähevad ja kuulutavad evangeeliumi. Ja nüüd reeglid olid sellised, et igale grupile anti 1 nael raha ja sa pead maksma transpordi eest, siis maksad ööbimise eest, kellelgi laenata, küsida midagi ei tohi. Maksad ise oma kuludega, sõidad oma kuludega transport, ööbimine, üürid selle ruumi, kus sa selle koosolekuid pead, korrandust võtta ei tohi ja vihjed ka ei tohi anda. Vihjed niimoodi läbi lilled, et tegelikult mul oleks vaja on ja. Aga ma niimoodi otse teile ei ütle, aga ma niimoodi läbi lillede annan mõista on ja. Nii ka ei tohi. Ja kui tagasi tulete selle ringi, siis maksate selle naela tagasi sellele koolile.
ja siis Hudson Taylor tegid niimoodi, tegid sellise otsuse, et kui raha sisse tuleb, siis esimese 24 tunni jooksul maksavad kohe 10 ära esimese asjana. Teine grupp oli niimoodi, et tegid niimoodi, et nemad maksid ka 10 ära, aga nad seda 24 tundi ei teinud ja vahest võtsid võlgu sealt 10, raha oli vaja. Ja siis Hudson Taylori grupp tuli tagasi niimoodi, et neil maksid naela ära ja ma ei tea, kas 12 naela või jäi veel järgi või midagi. Aga teine grupp oli kõvasti miinuses nagu. Aga see selleks, kuidas neil oli, aga mind see kõnetas. Ja ma sain nagu täpselt sarnase reegli, et ära küsi, ära räägi ja ära tee vihjet ka. Ja tead, mis see andis mulle või? See andis, ma pidin usaldama Jumalat, nii nagu see Esra ütleb, ja ma kuulutasin seal Ahava jõe ääres paastu, et me alandaksime iseendid oma Jumala ees ja paluksime temalt õnnistust teekonna enesele ja oma lastele ja kogu oma varale, sest mul oli häbi kuningalt küsida sõjaväge ja ratsanikke, et need kaitseksid meid teekonnal vaenlaste vastu. Vaid me rääkisime kuningaga, ütlesime, meie Jumala käsi on heaga kõige peal, kes teda otsivad, aga tema võim ja viha kõigi vastu, kes tema ülgavad. Nõnda me paastusime, otsisime selles asjas abi oma Jumalalt ja tema kuulis meie palet. Tähendab, ta heitis ennast teekonnaks ja see teekonnal olid vaenlased röövlid on ja nad ei on niimoodi, et nad lihtsalt röövad, nad tapavad ka. Ja ta ütles, et ma ei küsi kuningalt mitte midagi, kuigi kuningas oli nõus andma. Aga ma usaldan seda, et mida Jumal ütleb, et ta on kõige väeline Jumal. Ja nüüd oli niimoodi, et ja ma läksin siis, perega läksime siis niimoodi missjoni põllule ja ma otsustasin ka uskuda ja sageli olingi niimoodi, et ma kohe kukun siit üle selle ääre nagu kuuristikku. Ma ei tea, kuidas ma siit välja tulen, eks ju. Aga nüüd, kui 2 aastat mööda läks, siis oli niimoodi, et ma nägin, et Jumal kannab. Jumal kannab ja sa käid nagu vee peal. Sul on usk kõndida. Ja siis on niimoodi, et üks pastor kutsus mu sööma on. Ja üks esimese asja, mis ta küsis, oli see, kes sind varustas? Ma ütlesin, mul on rikas isa taevas. Seleta lahti. Aga vaata, nüüd mul on usk, sest ma olen sellest läbi käinud. Ja tead, mis on huvitav või? Nüüd ma ütlesin, et nüüd ma tulen niimoodi, mul ei ole bussisõidu raha, et tulla Tallinna lennujaamas sõita Tartusse. Korter oli antud nagu. Mul ei olnud, et ja siis isa annab 20 eurot stardiraha, 20 või 50, ma ei mäleta, mis ta oli, aga umbes niimoodi ta oli. Ja siis on niimoodi, et ma käisin need 4 kuud, ma käisin praktiliselt iga nädalavahetus ma käisin koosolekut, kuskil jutlustamas, kutsuti. Aga need ei olnud suured nagu rikkad need linnakogutused või suured. Need olid väiksed maakogutused põhiliselt. Ja siis on niimoodi, aga tead, mis andis mulle vabaduse? Vabaduse andis see, et ma mitte üheski kohas ei pidanud mitte üheski korral rääkima rahast. Toetage mind. Ma võisin keskenduda nagu Jumala sõnale. Sellele, mis Jumal mulle andis on. Ja ma isegi ei mõelnud selle peale. Ja kujuta ette, ma elasin 4 kuud kogu perega niimoodi Eestis. Ja siis läksime tagasi, eks ju. Ja vaata, see on see, millest Esra räägib nagu, et õppida usaldama Jumala. Et Jumal nagu päriselt ka kannab. Aga see ongi nüüd see, mis see õde ütles, et läbi vee kannab, läbi tule kannab, jah, kannab, aga mine. Ei ole väga mugav. Ei ole väga mugav. Aga nõndaviisi meie usk kasvab, eks ju. Aga ma tulen siit edasi. Ja ma tulen natukese, räägin veel siin. Ja nüüd ma tulen Nehemia juurde ja siit natukese. Ja nüüd Nehemia on see, kes
kes siis tuleb ja hakkab seda Jeruusalemma nagu päriselt üles ehitama, eks ju. Seab see need töölised, pannakse iga selle, seal on need väravad, eks ju, lambavärav ja oruvärav ja sõnnikuvärav ja allikavärav ja kalavärav ja vanavärav ja siis on tornid, ahjutorn ja niimoodi veevärav ja hobuvärav ja idavärav ja nüüd 3. peatüki lõpus on niimoodi, et aga me ehitasime müüri ja kogu müür sai valmis pooles kõrguses ja rahvas oli südamega töö juures. Aga kui Sanbalat ja Toobia, araablased, ammonlased ja astodlased kuulsid, et Jeruusalemma müüride parandus edenes, et maha kistud kohad hakkasid kinni saama, siis nad vihastusid väga. Ja need kõik pidasid üheskoos vandenõu, et tulla Jeruusalemma vastu sõdima ja temale tüli tegema. Aga me palusime oma Jumalat ja panime nende vastu vahimehi päeval ja öösel, et nende eest kaitset leida. Ja vaata, Jeruusalemm on jälle seesama, et kui ta sümboliseerib nüüd Kristuse ihu, siis see vastuseis, nad olid oma need müürid poole peale valmis saanud ja vaata, meil on ka meie vaimulikus elus on areng, eks ju. Aga see vaenlased on alati nagu hinge vaenlasele mitte kunagi ei meeldi, kui usklik saab nagu vaimulikult üles ehitatud. See hinge vaenlasele nagu mitte kunagi ei meeldi. See, kui sa niisama niisugust nagu ma alguses rääkisin, silmakirjaliku elu elad, see sobib täitsa hästi. Aga see, kes otsib nagu päriselt Jeesust ja tahab koos temaga nii-öelda ehitab neid Jeruusalemma müüre ja neid väravaid, siis see ei istu. Ja nüüd ma vaatan siit nii ja nüüd peatükk 6 ja vaata see käekiri on nagu täpselt seesama. Nehemia 6, vaenlaste vandenõu Nehemia vastu. Aga kui Sanbalat ja Toobia, araablane Kesen ja meie muud vaenlased said kuulda, et mina olin ehitanud müüri ja et sellesse ei olnud enam jäänud pragugi, kuigi ma selle ajal ei olnud veel väravaile uksi ette pannud, siis läkitasid Sanbalat ja Kesen mulle ütlema, tule saame üksteise kokku mõnes külas Ooro-Orus. Aga nad mõtlesid teha mulle kurja. Ma läkitasin nende juurde käskjalad, et need ütleksid, mul on suur töö teha, ma ei saa tulla. Töö jääks seisma, kui ma selle jätan ja teie juurde tulen. Nad läkitasid sel viisil mu juurde 4 korda, kuid ma andsin neile selle sama vastuse. Siis läkitas Sanbalat sel viisil 5. korda oma sulase mu juurde ja sellel oli käes lahtine kiri, milles oli kirjutatud. Kuula, rahvaste hulgas on saanud teatavaks ja Kesem ütleb, et sina ja juudid kavatsete mässu. See, kes ehitab, ma räägin nüüd vaimulikult, see, kes ehitab Jeruusalemma müüre, ehitab üles Kristuse ihu, see kuulutatakse mässajaks. Ja see on meie, ütleme niimoodi, töölepingusse sisse kirjutatud. Mitte midagi teha ei ole, see lihtsalt on nii. Kui sina otsid Jumalat, siis sina oled, vaata, ütle mulle, mis oli Jeesuse vastu süüdistus? Mässaja, on ju? Mässas keisri vastu. Kuulutas ennast kuningaks. Ja Jeesus ütles niimoodi, et kui nad õpetajat vihkavad, kuidas ta ütles, siis seesama on õpilaste kohta. Ja nüüd, ja see ongi lihtsalt, see ongi niimoodi, et kui sa ajad, vaata, see on nüüd, see paradoks on see, et sina ajad nagu õiget asja, aga sulle kleebitakse külge, otse kui sina oleks see süüdlane või vale asja tegi.
eks ju. Nii. Ma loen edasi mõned, ma jätan vahele, sest nad kõik, aga te saate kontekstist aru, sest nad kõik tahtsid meid hirmutada mõeldes, nende käed muutuvad töö jaoks lõdvaks ja see jääb tegemata. Aga kinnita nüüd sina, Jumal, minu käsi. Jälle on niimoodi, et see, kes ehitab Jeruusalemma müüri, see kuulutatakse mässajaks, seda hirmutatakse ja eesmärk on see, et töö jääks pooleli. Et teha sinu käed lõdvaks, et sa ei teeks seda, mida Jumal on sind kutsunud tegema. Ja nüüd tema peab, ja vaata, ega sellel Nehemial ei ole ka kerge. Ega tal ei ole niimoodi, et laulab seal halleluuja seal müüri peal. Ta ütleb, et kinnita nüüd Jumal, sina minu käsi. Täpselt samamoodi on apostlid, kui neid hirmutati. Nad ütlesid, palvetasid seal koos, et Jumal anna meile nüüd julgust kuulutada Jumala evangeeliumi. Ja siis püha vaim tuli, täitis nad julgusega ja sellega. Nii, ja siis, ja kui ma läksin Mehetaabeli poja, Telaja poja Semaja kotta, salm 6-10, kes ise oli takistatud, siis ta ütles, kogunegem Jumala kotta templi sisemusse ja sulgegem templi uksed, sest nad tulevad sind tapma. Öösel tullakse sind tapma, Nehemiat siis. Aga mina vastasin, kas mees nagu mina peaks põgenema? Või kas minu taolist võiks minna templisse, kas minu taolistest võiks minna templisse jääda ellu? Mina ei lähe. Nii, aga kuula nüüd. Sest vaata, ma sain aru, et Jumal ei olnud teda läkitanud, kuigi ta kõneles mu vastu prohveti sõna. Vaid Toobia ja Sanbalat olid teda palganud ja ta oli palgatud selleks, et ma hakkaksin kartma, teeksin nõnda ning patustaksin. Nüüd, jumalamees saadetakse teise jumalamehe juurde, palgatakse, tema räägib otse kui prohvetlikult, aga ei ole prohvetlik. Ei ole Jumala sõna. Ja palju on meie ühiskonnas, ka kristlikus ühiskonnas, Jumala nimel, Jumala nimel, Jumala nimel ja tegelikult ei ole Jumala nimel. Ja sellepärast meil on vajalik tunda Jumala sõna ja seda vaimulikku tunnetust, et tunnetada ära, kas see on hingeline või see on vaimulik, kas see, mis räägitakse, on Jumalalt või ei ole. Näe. Ja siis Nehemia palub niimoodi, pea meeles mu Jumal Toobiat ja Sanballat nende tegude pärast. Ja kuule nüüd, samuti ka naisprohvetid Noadiat ja teisi prohveteid, kes tahtsid mind õnnistada? Ei, hirmutada. Kes tahtsid mind hirmutada? Kes? Prohvetid. Naisprohvet Noadia. Aga vaata, nõnda sai müür valmis elulikuu 25. päeval 52 päevaga ja kui kõik meie vaenlased seda kuulsid, siis kõik meie ümberkaudsed paganad kartsid ja nende julgus langes väga, sest nad mõistsid, et see töö oli tehtud meie Jumala abiga. Ja vaata, see huvitav on see, et esiteks Jumala tõde ei ole vaja kaitsta, Jumal on nii palju suurem. Jumal on nii palju suurem, valesid on vaja kaitsta. Valesid on vaja upitada ja toetada ja panna neid tugesid alla kõik nii, et huupi ei lendaks, eks ju. Jumala tõde ei ole vaja kaitsta. Ja kui me teeme Jumala tööd, eks ju, siis antud juhul nagu ütleme see Jeruusalemma müüri ülesehitamine, kogudus ülesehitamine. Ja kui me oleme Jumala asja juures, siis igal juhul, ja vaata, mitte ainult paganad ei tule, vaid ka seest poolt. Need, kes on prohvetid on ja tulevad, on palgatud, on ühesõnaga ükskõik millise, aga nad tulevad mingisuguse agendaga, mingisuguse teise plaaniga, aga mitte selleks, et ehitada seda müüri, vaid selleks, et hirmutada, takistada, lõhkuda, et see ei saaks üles ehitatud. Jah. Nii, siin on tegelikult neid rohkem, eks ju, aga las ma võtan järgmise raamatu ka hästi lühidalt
ja näitan sulle täpselt selle sama pildi. Järgmine raamat on Ester, eks ju, ma ei lähe läbi piibli, ärge kartke, see on viimane. Et see on viimane muidu ja ei, ma ei lähe läbi piibli kuni ilmutuseni välja, eks ju. Aga see ma näitan hästi lühidalt sellega selle ja siin on see Mordokai on ju. Aga siin on ka väga huvitav pilt, eks ju. Ma ei hakka seda Estri ja Mordokai lugu ümber jutustama, te kõik teate niikuinii, on ju. Aga see Haaman, peatükk 3. Pärast neid sündmusi ülendas kuningas Ahasveeros Agaglase Haamani, Hamadeta poja, edutas teda, pani tema istme ülemale kõigist vürstidest, kes ta juures olid. Ja kõik kuningasulad, kõik kuningasulased, kes olid kuninga väravas, pidid heitma põlvil ja kummardama Haamanit, sest nõnda oli kuningas tema suhtes käskinud. Aga Mordokai ei põlvitanud ega kummardanud. Siis ütlesid kuningasulased, kes olid kuninga väravas Mordokaile, miks sa kuninga käsust üle astud? Ja kui nad seda temale iga päev olid öelnud, temaga neid ei kuulda ei võtnud, siis teatasid nad sellest Haamanile, et näha, kas Mordokai põhjus oli küllaldane, kuna ta neile oli öelnud enese juudi olevat. Ja vaata, siin on see vaimulik mõte esimene, et kuningas annab, see on paganlik keskkond ja seal on juut. Ja nüüd on, ütleme meie mõistes, on paganlik keskkond ja on usklik inimene, uuesti sündinud usklik, kes armastab Jeesust. Ja nüüd antakse korraldus, ükskõik mis see korraldus on ja see korraldus on sellele usklikule inimesele vastuvõetamatu. Kästakse kummardada mingisugust seda Haamani, mis seal iganes oli, eks ju. Kummardama Haamanit. Ja nüüd, ja piibel ütleb niimoodi, aga Mordokai ei põlvitanud ega kummardanud. Tähendab, sinu usu veendumus ütleb, et see on vale. See on vale. Ma ei tee seda. Nii. Ja nüüd nad käivad talle muudkui peale ja nad küsivad, miks sa kuninga käsust üle astud? Ja sageli öeldakse ka, aga sa pead käsku täitma, sa pead seda või toda täitma. Peetrus ja Johannes ütlesid, et meie kohus on Jumalat rohkem kuulata kui teid. Nii. Ja siis nad kaebavad sellele Haamanile ära ja nad saavad põhjuse ka teada, aga nad tahavad teada, et kas see põhjus on piisav, eks ju. Ja ainuke põhjus, miks ta ei kummardanud, oli see, ma on juut. No kõik. Ma on juut. Jah, aga juudid ei tohtinud kummardada ühtegi kui ainult Jumalat, eks ju. Ja nüüd, ja vaata, see oligi nüüd see, et Mordokai jäi sirgeks ustavaks oma Jumalale, ustavaks oma usuveendumusele. Ja nüüd see Haaman, kui Haaman nägi, et Mordokai ei põlvitanud ja teda ei kummardanud, siis täitus Haaman vihaga. Ja me loeme apostlite tegudest täpselt samamoodi, et see, vaata kui huvitav on see, miks meid kutsutakse mässateks ja pahadeks ja vastupanijateks. Seepärast, et meie ei lähe usklik inimene, vaata, Jumala vaim ja selle maailma vaim on üksteisega vaenus. Ja nüüd usklik inimene, kelles elab Jumala vaim, ei lähe kaasa selle maailma asjadega. Ja nüüd temale ei meeldi see, et sina ei lähe sellega kaasa. Ja nüüd ta hakkab, ja nüüd tema täitub vihaga. Ja vaata, aga sellest oli tema silmis vähe, et pista kätt üksipenis Mordokai külge. Temal oli Mordokai rahvus teatavaks tehtud. Ühesõnaga, kõik usklikud, viha tekib nagu kogu süsteemi vastu. Ja nõnda püüdis Haaman hävitada kõiki juute. Ja vaata,
nüüd ta läheb kuninga juurde ja ütleb kuningale niimoodi, väga huvitavad sõnad ütleb. Ja Haaman ütles kuningas Ahasveerosele, üks rahvas on hajutatuna ja eraldatuna rahvaste keskel. Ja kui me oleme Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa, siis üks rahvas on nende rahvaste keskel hajutatuna. Üks grupp on siin majas, üks on raabe osaduses, eks ju. Kristuse ihu on rahvaste keskel, eks ju. Ja ta ütleb, üks rahvas on hajutatuna, eraldatuna rahvaste keskel sinu kuningriigi kõigis maades. Kes ta ütleb nii, nende seadused on teistsugused kui kõigil muudel rahvastel. Ja kuula, ja nad ei tee mitte kuninga seadust järgi. Ässajad. Nii. Nüüd siit läheb Estri lugu, eks ju. Ja siis see Mordokai jällegi kuninga väravas ei kummardanud teda. Aga ja siis ta annab selle, ühesõnaga te teate seda Mordokai lugu on ja. Aga see lõpp on väga huvitavalt. Nüüd, miks see Haaman, vaata ma paar punkti seletan, miks Haaman tahtis, Haaman täitus vihaga Mordokai suhtes ja ta tahtis ta hävitada, tegi selle võllapuuga. Aga miks Mordokai pääses, oli see, et Mordokai kuulis kuninga vastasest vandenõust. Ja andis kuningale teada, päästis ta ära ja see kirjutati ülesse. Ja nüüd, kui Haaman tegi võllapuu ja tahtis ta sinna puusse küsida kuningalt loa, siis samal öösel kuningas nägi unenäo. Või tal läks uni ära, tal oli igav seal voodis, vähkres nagu laperdas nagu kala, eks ühe külje pealt teise peale. Ja tal ei olnud seal midagi teha, siis ütles, et tooge mulle see ajaraamat või mingi raamat arhiivist ja hakake lugema. Ja siis tal tuli meelde, et Haaman või see Mordokai oli teda päästnud. Küsis, kas midagi on Mordokaile tehtud ka selle eest tasuks või? Mitte midagi. Käskis Haamanil teda siis mööda linna talutada ja hüüda, et nii tehakse mehega, keda kuningas tahab austada. Ja vaata, ja nüüd, aga selle mõte on see, et Mordokai, kes oli selle rahva hulgas, kes ei täitnud kuninga käsku, ometi tegi kuningale head. Ja Haaman, kes oli seal puges seal kuningale, tegelikult oli ainult huvi ise ennast üles upitada. Ja vaata, nüüd Jumal aitas ja kaitses ja õnnistas Mordokaid ja Mordokas sai kuninga järel teine mees, aga teate, kuidas Estri raamat lõpeb? Ma loen, peatükk 10 on, vaata nii lühike. Ma loen selle peatükki 10. Mordokai võim ja suurus ja kuningas Ahasveeros pani töökohustuse peale maale ja meresaartele ja kõik tema võimsuse ja vägevuse teod ning täpsed andmed Mordokai suurusest, kuidas kuningas teda ülendas, eks need ole kirja pandud Meeda, Pärsia kuningate ajaraamatus. Sest juut Mordokai oli kuningas Ahasveerosest järgmine mees, ta oli juutidele suur ja oma paljudele vendadele armas. Ja kuula, ja sellega lõpeb nüüd see raamat, kes taotles oma rahvale head ja kõneles kogu oma soo hüvanguks. Vaata, inimene, kes kuulutatakse mässajaks, tegelikult soovis oma rahvale head. Ja vaata, see on see, et inimene, kes käib koos Jeesusega, siis Jeesus elab meie sees. Kes nii nagu Esra, ta pööras oma südame otsima Jehovat. Inimene, kes käib koos Jumalaga, Jumal elab tema sees ja tema tegelikult armastab inimest, ligimest. Ja tema otsib, vaata, ta taotles oma rahvale head. Ta päästis selle kuninga vandenõust. Nüüd, teine
kes elab nagu ainult isekate oma hüvanguks. Mina suureks, kõik niimoodi. Ja nüüd teine, kes elab koos Jeesusega ja armastab Jumalat ja käib ja nüüd Jumal paneb tema niimoodi, et ta taotleb oma rahvale head, kõneleb oma soo hüvanguks. Ja nüüd see, kes elab isekalt oma lihaimudes elu kõrkuses, ütleb, sina oled mässaja. Ma näitasin läbi nende raamatute, sina oled mässaja. Sina oled vastupanija, sina oled paha. Täpselt vastupidi, vaata. Valge tehakse mustaks, must tehakse valgeks. Hea tehakse kurjaks, kuri tehakse heaks. Kelle käekiri see on? Ingemaalas. Ja see oligi see mõte, mis ma tahtsin jagada.